Eesti inimarengu aruanne on seekord keskendunud haridusele ja see aruanne on muljetavalt paks, kuid tundub, et põhjusega, sellepärast, et ilusate keskmiste taga on Eesti haridus tegelikult, nagu üks pealkirigi ütleb, murdepunktis. Eesti haridusega on asjad suhteliselt korras, keskmiselt. Aga keskmise vaatamine võib ära petta, ütlesid aruande autorid. Meil hakkab tekkima kaks eri tippu, siis väga tugevate tulemustega koolid ja pisut nõrgematega ja keskmine võib-olla ei kannatagi, sest kui on kaks tippu, siis keskmine on hea, et pea on ahjus ja jalad on külmkapis, siis keskmiselt on päris mõnus. Kooliseinte vahelgi toimuv jätab soovida. Kooli eesmärk on kindlasti targaks õpetada, aga mitte katki õpetada ja paratamatult tänane klassiruum on ühiskonna peegeldus. Kui inimesed on ärevad oma peredes ja ühiskonnas, siis jõuab klassiruumi. Meie teismelised on palju depressiivsemad kui lähiriikides. Ning see, kuidas lapsel koolis läheb, sõltub järjest enam vanemate rahakotist. Lapse saavutused koolis, eelkõige näiteks matemaatikas on tugevalt seotud selle pere sotsiaalmajandusliku taustaga. Kõige lihtsamal viisil, et mida jõukam on perekond, seda paremad on tulemused. Vanemad saadavad lapsi nendes koolis, kus on paremad tulemused ja natukene jõukamatel inimestel on see natukene lihtsam teha. See tuleb välja ka huviharidusega seoses. See ei ole lihtsalt hobi, vaid ka koht, kus õpitakse distsipliini, sotsiaalset suhtlust, aga kui huvihariduseks võimalusi ja raha ei ole, siis võivad juhtuda halvad asjad. Huviharidus pakub just nimelt sellises ajaaknas, kuhu langevad sellised teismeliste enim toime pandud rikkumised koolipäevadel, ehk siis ajavahemikul kella 14 ja 20 vahel. Huviharidus aitab tagada, et oleks selline vajalik järelevalve olemas, pakutakse kuuluvustunnet seal. Kuid mida edasi teha? Vastusena soovitavad aruande autorid mõelda, mida võiks vähem teha. Mis haridussüsteemil on hästi omane, on liigne tublidus. Ja ma arvan, et see õpirõõmust me räägime ka õpetajate rõõmust ja koolijuhtide rõõmust. Säästa õpetajad ja õpilasi, meil on vaja lahutada mingeid tegevusi maha ja ülesanded maha. Ja nagu ma olen saanud tagasi õpetajate poolt, siis esimene on tegelikult aruandlus, bürokraatia. Sest bürokraatia on kogu haridusruumis lasteaiast ülikoolini tohutu määraga kasvanud. Ja see on see koht, kus õpetajal ikka päris palju aega kulub täna. Tuupimise asemel peaks olema tähtsamal kohal ka oma koolitunne. Koolist tulevad suhted ja oskused eluks, aga neid laps koolis kaasa ei võta, kui puudub oma koolitunne. Andmed osutavad sellele, et nii kui seal on näiteks sellised mitu tegurit koos, nagu katkised klassiruumid, teised õpilased rikuvad sagedasti korda, ehk siis korda väga ei ole loodud. Samuti kool on nõrgalt juhitud, personali voolavus on suur ja nii edasi, siis need võivad osutada sellele, et õpilastel ei teki tugevat sidet selle kooliga ja andmed näitavad, niisugustel puhkudel on kohe märgatav tõus ka õigusrikkumiste toimepanemise riskis. Täna esitleti aruannet ka Riigikogule. Üks aruandes toodud kriitika on aga, et meil on küll kirjutatud haridusest uurimusi ja analüüse 420 000 lehekülge, aga nende järgi otsustada kardetakse. Või kui ka midagi otsustatakse, siis mitte pikaajaliselt, vaid iga minister viib ellu oma nägemust.